Tere hommikust, täna on reede, käes on 17. aprill ja minul on vaba päev oma palgatööst, aga mul on täna üks pildistamine, nii et tööpäev on ikkagi ja mu plaan oli lihtsalt näidata teile, mis me see nädalavahetus teeme. Väga midagi erilist plaanis ei ole. Ja kiirelt siis räägin, mis mul tänane plaan on siin vaba reedese päevaga. Kõigepealt ma olen kodus kuni kella 2 umbes. Ma arvan, et kui kell saab 1, siis ma hakkan vaikselt ennast sättima ja asju pakkima, sest et mul on täna üks pildistamine, ma olen väga excited. See on esimene, või no tegelikult ei ole esimene. See on, ma ütleks, et teine inimene, keda ma niimoodi võõrast nagu pildistan. Muidugi on olnud neid üritusi ja mingeid selliseid asju, kus on ka täiesti võõrad inimesed minu jaoks, aga tänane sessioon on siis nagu ühe neiuga, kes mulle TikTokist kirjutas, et kas ma pildistan nii-öelda inimesi ka niimoodi suvaliselt. Siis ma ütlesin talle, et ma võin pildistada küll. Ja nüüd me siis täna lähme stuudiosse pildistama, lähme sinna Stuudio 54 pildistama. Kes teavad, kes ei tea. Aga jaa, ennem seda ma siis praegu ma mõtlesin, ma panen endal ripsmetten korda, sest nad on natukene augulised ja sassis ja kõik teemad. Ja siis ma mõtlesin, et kiirelt koristan kodu, teen süüa ja tahaks panna mingid asjad Vintedisse üles, mis mul sinna vahepeal tolmu on kogunud jälle. Ja mul on mingeid asju, ma sorteerisin nagu juurde üks päev. Või noh, see sama päev, kui ma koristasin esmaspäeval, siis ma sorteerisin ka mingeid asju, mis nagu võiks müüki panna, mida ma ei kanna ise. Nii et natukene peab koristama jälle, sest selle ajaga on siin peamine pind läinud sassi jälle. Ja ühesõnaga, ja siis peale seda fotosessiooni ma ilmselt käin seal samas majas trennis ära, sest see gym on seal samas. Ja siis tulen koju tagasi, siis teeme ilmselt mingi õhtusöögi. Ja õhtul, ma ei ole veel kindel, aga pidime vist ka filmima. Aga ma täpselt ei mäleta praegu ja ühesõnaga me ei leppinud seda veel kokku. Ega siin midagi rasket ei ole, ma võtan oma ripsme pintsettide vahele. Siis kastan ta selle otsalimi sisse. Ja siis panen silma külge. See on natukene hirmus. Nii, ma isegi ei mäleta, kui palju ma mida filmisin, aga nüüd ma olen kodus. Teen süüa. Soojendan oma Perfect Proteini toitu jälle, sest et see on tõesti mugav ja me vist filmime ühe video ka, nii et siis on nagu nii seda vaja. Aga pildistamine läks päris hästi, ma arvan, ma loodan. Ma vaatasin, et tegelikult tulid päris head pildid ja nüüd ma juba ei ära oodata, kuni ma saaks neid töötlema hakata ja need talle saata, et ta saaks juba postitada midagi, aga saime ka endale kiirelt klõpsu ja siis ma läksin Tähekorterisse. Lauri ja Emps seal asjatasid midagi, viisid asju ära ja sorteerisid ja koristasid vist miskit. Ja siis me tulime koos koju ja nüüd kell on tegelikult suht palju, 6:10 minti, et siuke väsimus on peal ja kaua ringi joostus. Ja sellest treenist ausalt öeldes ei tulnud aga midagi välja. Peal pildistamist käisime trennis. Me tegime seal ka paar pilti, et saaks neid kasutada. Aga treenist ise ei tulnud midagi välja, sest et ausalt öeldes nii palju inimesi oli ja
lihtsalt väsimus ja ma ütleks, et pingelangus ka mul, sest et ma olin tõesti närvis selle pildistamise ajal ja enne pildistamist. Aga ma olen elus. Nii et see on super. Ja nüüd loodan lihtsalt, et need pildid saavad kiiresti töödeldud. Ja siis on super luks. Hommik. Tulin siin, kell on suht palju tegelikult 12:30, aga kuna ma läksin meile hiljem magama, siis ma arvan päris okei aeg, kuna ärgata. Mul veel riided pesevad ja samal ajal kui ma töötlen, tähendab, oh my god, samal ajal kui ma hambaid pesen, siis ma töötlen neid pilte. Need tulid mega lahedad, ma olen ise mega rahul. Ongi siis erinevad sellised, no siit ei ole väga hästi näha, aga selliseid selle kaarega, mingite toolide peal ja siis on lilledega. Ja need tulid ka mega ilusad. Ma ei tea, kui hästi on näha. Kindlasti minge vaadake mu a.v Instagramist, ma panen sinna ka midagi ülesse. Aga jaa, ma tahaks need pildid täna / homme hiljemalt nagu ära teha, ära saata sellele neiule, sest ma olen nii excited ja nii ilus tüdruk oli. Ja ma ei tea, ma pesen hambad ära ja siis ma lähen teen meile süüa hommikuks. Tahaks teha kuupiimaga pannkooke, et see oleks nagu algu rohkem. Aga ma vaatan, kas meil on üldse mingid kohupiima, midagi sukest. Midagi vist oli, aga ma ei mäleta kui palju. Need on perfektsed. Oh my freaking god, need on perfektsed. Täna vlog. Wannabe photographer. Ei, mulle meeldib, muuseas, kui ma mõtlen selle peale, siis nagu fotograafia tundub ka äge, kui ma mingit pilte vaatan. Palju lillekesi. Need on mingid lahedad. Hoian. Me tulime oma jalutusretkelt tagasi. Õues oli sitaks külm. Ja nüüd ma panen need pildid laadima arvutist sinna Google'i piltidesse, et ma saaks õhtul, kui tagasi tulema pärast ära saata. Ja siis ma saan enda pilte töödelda, neid, mis meile tegime. Ja siis ma saan enda pilte töödelda, juba ütlesin. Ühesõnaga, kui läheme poodi ja siis me teeme õhtusööki ja siis me, ma ei tea, vaatame mingit filmi, loodetavasti midagi normaalselt. Ja jah, see ongi kõik. Mis sa teed? Ma teen siis su näost. On hea asi, mida esimesena juba hommikul. Mis see on üldse? Welcome bitches! Täna on pühapäev, kell on 9:15 ja meie lähme juba kuskile. Instagram paneb hullu. What's the plan? Inspektor peakorraldaja. What's the plan, jah? No mul üks sõber tuleb, kes teeb mingit sisetöid ja
siis me üldpildis plaanime 2 toal ära värvida laed ja vahetada ära tapeedid ja mingit nipet-näpet pahterdust, midagi sellist, et saaks ilus. Kuna ma ise ei tea ehitust mitte midagi, siis ma olen seal pigem siuke loll tööjuht, kes tõstab mingit kappe ja asju, Vot. Et kui mitte ajuga, siis rammuga. Ja, see on koht, kust ma pigem olen see lollakas, kes teeb seda. Okay, thank you for answering. Next question. Oh my god. Ma tunnen esimest korda piparmindi lõhna. Siin kasvab ka mingi taim, mida ma ei tea, mis see on, sest et see ei näe välja nagu piparmind. Siin on mingi impostor sees. Aga noh. Lastel lõbustab ka minu piparminti. See on impostor. On küll, jah? Yeah! Mul on siin taimede kastmispäev. Tutvustan teile Tõnu. Tõnn on minu aaloja. Tal on siin muld on nagu väga kaugel, sellepärast Tõnn või? Jaa, Tõnn on. Ma ei tea, kuhu teda panna, sest ta võtab nii palju ruumi sellega, et selle ääre niimoodi tuleb. Tõnn on maru tolmune ka. Ja siin on mu sibulad, mis ma eelmine kord istutasin. Aga siit on külalised välja tulnud. Eelmine aasta kasvatasin siin potis tilli ja nüüd siit tulevad tilli siuksed väiksed asjandused välja. No las nad siis kasvavad koos. Mis seal ikka? Siis ma saan shibula salatit teha. Ja siin kõrval mul on 2 sibulat purgi sees veega. Ootan, et tuleksid juured alla. Näed, sellel juba natukene on. Ja nüüd ootan, et hakkaksid rohelist ajama, siis ma saan sellega siia potti panna. Mul oli 1 veel. Ja siis ma vaatasin, et okei, toi aja juuri alla. Ja siis ma panin täna uue. Nii et vaatame nüüd paari päeva pärast, kas see hakkab mulle siin juuri alla ajama. Kuigi tundub, et tal siit midagi tuleb. Võib-olla see ei ole. Võib-olla ma näen allukaid. Nii et nemad siin ka chillavad valguse käes. Äkki hakkavad tööle. Pooldab mööda mitte. See on natukene veider. Meil sai lõunasöök valmis, väga fitid oleme, sööme friikaid ja chicken nuggeteid. Lidli chicken nuggetid, need on väga head maitsega. Soovitan. Kombo. Ja kerge majonees kastmeks. Fit life. Ja tisu meile. Nii, ma arvan, ma lõpetan selle vlogi siin praegu ära. Sest me ei tee täna enam midagi põnevat. Kell saab kohe 4. Ma ilmselt veits puhkan. Siis töötlen seda sama videot ja siis paneks üles selle mingi hetk. Ja loodetavasti järgmine nädal on meil ka natukene põnevam, et siis ma saaks jälle teile midagi jagada. Ja aitäh, et vaatasite.